Siin Tallinn, siin Vabaduse väljak, tere kallid televisioonivaatajad, oleme tulnud jälle uuele üritusele, mis see suvi kestab, see on muidugi tänavakorvpall 94. Nüüd pisut enne, kui hakkame pihta selle Vabaduse väljaku üritusega ka eelmisest saatest. Seal oli meil saate küsimus ja õige vastus eelmise saate küsimusele oli, et võitis noorte võistlused võistkond Neevo. Vaadake meie saadet tänagi tähelepanelikult, selleks et auhind on mul siin põlve peal ja see on täna Reeboki tänavakorvpallisärk, nii et kõike head teile ja nüüd vaadake, mis tõi pühapäev 5. juuni Tallinnas Vabaduse väljakul. Pühapäeva hommik tõi Vabaduse väljakule, kus tavaliselt igat masti sõidukeid seisab, hulgaliselt kossuarmastajaid. Kõik lappis. Ilm oli ilus, mängijaid palju ja pealtvaatajaidki küllaga. Täpsemat infot osavõtjate kohta saime staabibussi eest kinni püütud korraldajalt Ants Eegilt. Kokku oli täna väljas 96 võistkonda ja kui lahata nüüd nad ära sarjade kaupa, siis eliitklassis oli neid 16. Amatööre oli 40, noori juuniorid oli 32, naisi oli 6 ja seeniore, kes olid üle 45, oli ainult 2 võistkonda. Et võistkondi palju, polnud soojenduseks aega raisata. Korraldajate poolt välja jagatud Reeboki ja Jenki reklaamidega särgid tuli selga tõmmata, et üritusel ka reklaamimaik juures oleks ning alustada armutut heitlust. Eriti tähtis oli alanud võistlus noortele, kuna võitja sõidab Reeboki kurul Euroopa tänavakorvpalli meistrivõistlustele Frankfurdi. Nii, mängud algasid, alagruppides nagu tänavakorvpalli üritustele tavaks. Eliit, amatöör ja noorteklassi võistlussüsteem oli analoogne. Alagruppide võitjad mängisid omavahel edasi karikasüsteemis. Naiskondade võitja selgus 2 alagrupi parema mängust ning veteranidel oli üldse ainult 1 ja otsustav mäng. Tore oli seekordsel üritusel see, et sel ajal, kui Madin väljakutel käis, oli teistel kohale tulnud oma vaba aega millegagi muuga veeta. Võis proovida jällegi oma osavust viskevõistlusel, osta omale Reeboki toodangud või nautida Pedigree Pulsi võistkondade fännklaabi esinemisi. See on Kükametsa Jaani, tore staalispordipäev. Hei! Peale selle, et pulslased olid mõelnud kultuuri kaasa haaramisele tänavakorvpalli, ei jäänud nad maha millegiga, et võistlusväljakutel ka osaleda. Küsisime Pedigree Pulsi pressišefilt, mitme võistkonnaga nad täna esindatud on. Kuna meid meistriliigasse ei ole veel lubatud, siis täna panime välja 3 amatööride võistkonda ja 1 eliitvõistkonna. Nimed kõnelevad juba enese eest, seal on Toomas Šippai, Mait Maasik, Tõnis Lepik, Kaido Ulejev. Piisab vist. Edu teile! Aitäh! Ilm läks üha ilusamaks ja ka mängud hakkasid jõudma otsustavatesse heitlustesse. Pealtvaatajaid oli meeldivalt palju jälgimas seda rahvaspordiüritust. Saime meiegi jutule ühe juhusliku möödujaga, kes oli lahkelt nõus avaldama oma arvamust nähtu kohta. Ma ütleksin, et see üritus on ennast ära tasunud, rahvast on palju ja mis kõige tähtsam, ei ole just seda korvpalliseltskonna. On tavalised inimesed, kes iga päev korvpalliga ei tegele ja ma ütleksin, et korvpalliliit on teinud suure sammu edasi eelmise aastaga võrreldes. Esimestena jõudsid oma eelmängud peetud naised. Finaalkohtumine toimus Jääre ja Mihklite naiskondade vahel. Mihklid läksid alguses kohe juhtima ja seisul 10-5 võis arvata, et asi on ühel pool, kuid ei. Jäär tabas järjest 2-3-sega ja seis oli jälle tasavägi. Lõpuks siiski panid Mihklid enda
Eesti jonni maksma ja tulidki võitjatena katsumusest välja. Nii palju õnne kõigepealt ja esimene küsimus, mis on võistkonna nimi? Võistkonna nimi on loomulikult Mihklid. Kuidas tänasel päeval ka mängud läksid? Mängud läksid hästi. Saime 3 võitu. 3 võitu võitsime turniiri ära, tähendab läks hästi. Ega ei oska öelda, mis auhinnaks on, kas ka Euroopa meistrivõistlusele? Mis on Euroopa on jama? Me oleme Ameerikas. Võitja peekrit said Erika Eluri, Reet Rausberg, Karin Murd ja Janne Rits. Nüüd oli õige aeg minna vaatama noorte finaali Saku Supersooniksi ja Lilleküla Lehmsi võistkonna vahel. Mängijaid ja nime vaadates võis eeldada Supersooniksi edu, kuid tänava korvpall on juba selline, et ega nimi mängi ühti. Mäng oli heast klassist, vaadatav ning kaasakiskuv. Noortelgi oli veel seisul 10-10 kõik lahtine, kuid mängu otsustava poole mängis siiski Saku paremini ning võitis. EM-ile sõidavad seega Andre Pärn, Erki Sadam, Taavi Toomel ja Jüri Jakobson. Mida loodate nagu sealt saada? Seda on raske öelda, sellepärast Saksamaal on väga palju mustasi mängijaid ja nemad on nagu selle ala spetsid. Mida te arvate, kas loeb see ka, et kogemusi nagu tänava korvpalli vallast, mida rohkem on, seda paremini sats mängib? Loeb ikka natuke. Kas kavatsete sellel suvel ka kuskil veel üles astuda, mis meistrivõistlustel siin nüüd peetakse nagu Eestis? Kui hästi läheb, siis meil on võimalus mängida juunikuus Ameerikas. See on mingi kohalik festival. Ja viimane küsimus, kuidas on lood nagu ikka sponsoritega? On teil piisavalt raha, et mängida sellist asja nagu tänava korvpall? No, tänava korvpalli jaoks on ikka endal raha, aga muu jaoks küll ei ole. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fast, but woman you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fast, but woman physically fit, physically fit, physically, woman physically fit, physically, woman you nice and sweet. Amatöörid said järgmistena proovida finaalväljaku mõnusid. Ervini meeskond, kes ka eelmisel nädalal Pirital võistles, oli seekord tahtmist täis. Mäng klappis neil algusest lõpuni. Ka Ervinitel oli oma fännklaab, kes ei hüljanud neid rasketel hetkedel, mis meil Eestimaal tihti näha võib. See selleks, pilt räägib enda eest. Finaalile väärilise mänguga võitsid esikoha ervinlased. Gunnar ja Martin Ervin, Aivar Järv ning Kalev Vist. Ma jälgisin siin hommikust saati, kui kõik teised võistkonnad kasutasid jõujoogina õlut, siis teil oli ainuksena teised joogid. Kas see aitas täna? Kindlasti. Nii, edu teile ka edaspidi. Seeniorid 1 ja ainuke mäng oli ka vahepeal salaja kuskil peetud ning et meie kaamera silmanis ei jõudnudki, siis pidime leppima sellega, et nüüd räägime, kes võitsid. Võitsid siis Sameku meeskond koosseisus Peeter Ainsam, Inno Puh ja Aado Paist. Nüüd aga eliitmeeskondade finaali juurde, kus vastamisi olid Baltman ja Esmaspäev. Ei hoolitud sellestki, et asfalt lausa ootas oma embusse mängijaid. Finaal kujunes tõeliseks võitluseks. Kivinukk ühelt poolt, Lööne teiselt poolt surusid end läbi vastase, et saada punkt, mis otsustavaks muutuks. Lõpp muutus eriti närviliseks. Vajaliku 20 punkti ei saanud täis kumbki võistkond ning Baltmani meeskonna päästis lõpuks võidule kontrollaeg. Võit tuli napilt 13-12. Võitjateks tulid Gert Keskküla, Indrek Rumma, Mart Lööne ja Riimo Aas. Niikaua kui toimub veel finaalmängu järgne sagimine, kuulete, kes võitis eelmise saate auhinna ja missugune on tänase saate küsimus. Pirita tänava korvpalli särgi võitis Maarius Suviste Paidest Aasa 11-1. Palju õnne! Särgi saab kätte suve jooksul Eesti Korvpalliliidust Regatipuiest 1, tuba 302, kontakttelefon
237 137. täna aga küsime, missugused 2 reklaami olid tänava korvpalliürituse särkidel Vabaduse väljakul. Aadress endine ETV, tänava korvpall, Feelmani 12, Tallinn, EE 0100. Järgmine üritus on juba laupäeval, 11. juunil Viljandis. Tulge kõik mängima. Vabaduse väljakul hakati asju kokku pakkima. Lõppsõna saime peakorraldajalt härra Ants Antsonilt. No peab ütlema, et see aasta õnnestus natuke paremini. Võib-olla sellepärast, et võistkond arv oli natuke suurem ja võistlejate arv ka samuti. Ja muidugi ilmaga vedas, sest võrreldes eelmiste päevad ilmadega oli täna tore ilm ja kui te nägite viimast võistlust, siis hasart oli võib-olla suurem ise kui Eesti meistrivõistlustel, nii et ma jäin igati rahule. Tänaseks kõik. Kaamera taga oli Ivar Lindepuu, teksti pani Mihkel Reinsalu ja tšau järgmine kord.